No nii, tervist, täna on siis Volvo video jälle, aga tänane video on sponsoreeritud. Esimene sponsor mul siis, mulle kirjutas Max Speedingroads, tahtis koostööd teha muga ja siis põhimõtteliselt nad küsisid, et mis mul vaja oleks. Ma niimoodi otse kohe ei osanud öelda midagi. Pakkusid mulle turbosid ja asju, et äkki paneks kuskile auto peale. Aga põhimõtteliselt siis ma mõtlesin, et kohe kiiresti äkki saab siis mingit videot teha, et paneks coiloverid Volvole ja nende Inglismaa lehe pealt ma algul ei leidnud, siis ma läksin nende USA lehele, sealt ma leidsin, panin talle lingi ja siis ta ütles, et Euroopas on ka täitsa saadaval need. Ja siis ta saatiski mulle need, et ma põhimõtteliselt pean nüüd 3 videot tegema selle eest. Et tänane video siis võtame selle paki lahti, vaatame mis siin sees on. Järgmine video on paneks külge need Volvole ja 3. video on vaja teha siis test tänaval, et kuidas sõita on nendega. Aga põhimõtteliselt siis need jõudsid kohale mul nädal aega täpselt, et eelmine teisipäev panin teele ja eile oli teisipäev siis, et eile jõudsid kohale. Et saadeti neid Saksamaalt, et pandi DPD peale ja DPD otse tõi mulle need. Aga võtaks selle paki lahti, siis vaata, mis siin sees on. Et ma ise ka täpselt ei tea. See komplekt on tegelikult V70 ja S70 Volvole siis, aga kuna see silla ehitus on sama nendel, siis see sobib 850-le ka. Et ma siia alla descriptionisse panen selle komplekti lingi ja sooduskood on differ siis, et sealt saab siis 17% alla, kui keegi peaks tahtma. Ja siis ma teen omalt poolt sellise kampaania, et kui te tulete mul juurde paigaldama, siis ma teen 10% töö pealt alla siis. Aga võtame siis välja need, et ma tõstan need see laua peale äkki. Et siin taga on eraldi vedru ja mort. Et need on tagaumise vedru jaoks. Siin on taga mort. Et ma võtan siis esimese, siis ma räägin väga täpsemalt. Et see on siis esimene. Et coilover vedrustis on siis see, et sa saad auto kõrgust muuta. Ja osadel puhkudel saab vedru jäikust muuta. Või selle amordi jäikust saab muuta. Siin on samamoodi. Amordi jäikus on muudetav. Esimestel vähemalt. Vaatame, kas tagumistel ka on. Jah, tagumistel on ka. Siis vaatame, mis siin paki seel on. Mingid reklaam. Brosüürid.
räägib vist firmast lähemalt, et Facebookis on üle 250 000 fänni nendel. Nii, siin on siis tagavedru, päris peenike tundub, et järgmises videos vaatame, millised on originaalid siin autol. Ja siin on ka kaasas võtmed. 60 võti on ja siis nende keeramiseks siin. Siin on teine tagumine siis. Tagavedru jaoks. Nüüd peaks põhimõtteliselt käima niimoodi, ma eeldan. Ja see läheb sinna silla ja kere vahele siis. Ja siin on üks esiamort veel. See ülemine padi nii-öelda, siis originaalis on kummipadi siin, aga sellel on siuke Unipol laager. Et see teeb asja jäigemaks kõvasti ja konkreetsemaks. Originaalis on neil padjaga probleeme. Või mis probleeme, tüüphäda on see, et need padjad kuluvad ära ja hakkavad kolisema. Ja üks tagavedru on. Et mis siin on siis, et ilusad läikivad osakesed on. Et kolmandas videos siis saame teada, kas need toimivad ka. Aga põhimõtteliselt ma panen nad hetkel niimoodi alla, nagu need regullitud on. No midagi muud ma ei hakka siin esimene. Et siis auto rataste peale saab lasta, siis on näha, et kas on vaja veel allapoole lasta või siis on liiga madal, et on vaja ülespoole tõsta. Et need on praegu võrdseks reguleeritud. Et ma panen need niimoodi alla, nagu need on. Ja siin pakis on veel mingi paber, et rohkem ei ole üle. Pakendid on ka hästi, on siuke spamm vahel siin, et ei hõõruks need üksteise vastu ja tuleks välja võttes ilusad pakendist. Vot, aga põhimõtteliselt nendega on siis kõik tänaseks. Ma nendest rohkem edasi ei räägi. Põhimõtteliselt on mul siin V70 pealt olen jõudnud ka käigukasti maha võtta. Et saab selle ka siia ära vahetada siis, et siis saab testida ka seda vedrustust pärast. Ja äkki jõuab One Mile Challenge'i jaoks ka kokku selle auto. Ma ei tea, kas ma hakkan seda käigukasti vahetamist filmima eraldi. Et ma võin mingid kaadrid vahepeal teha, et see
mootor tuleb maha võtta sealt siis, et ma lasen ta allapoole välja arvatavasti koos sillatalaga maha, et see on nõmedalt sillatala peal kogu asi siin, et ma pean koos mootoriga maha võtma selle, et V70 pealt ma võtsin esiotsa lahti ja ma tõstsin ta üles välja. Aga tänaseks on siis kõik selle videoga, et all description'is on linkid siis, et saab 17 prossa sealt Max Speeding Rootsist alla ja minu juures paigaldusel saab 10% alla. Et ma ise hakkan siin edasi toimetama nüüd, et kõigepealt hakkan vist neid vahetama ja siis pärast käigukasti vahetama, et seda näete siis järgmises videos. Et vajutage siis seda subscribe'i nuppu ka, et kursis olla, millal see järgmine video tuleb. Vot, aga selleks korraks on siis kõik.